Tere tulemast kuulama Hingede podcasti 6. osa. Minu nimi on Gerd-Kristjan ja minu kõrval kaassaatejuht Evelin. Ja täna on väga eriline päev, sest me oleme saanud võimaluse tulla Kirna mõisasse. Iga mõis on natuke selline teistsugune ja huvitav ja neil on oma ajalugu. Nii ka sellel mõisal ja miks ta eriline on, sellest saab tänane saatekülaline meile rääkida. Aga ma hea meelega lähekski esimese asjana võib-olla selle juurde, et kes meie saatekülaline on. Meie saatekülaline on Henn Hunt. Kindlasti väga paljud inimesed teavad teda, aga ma hea meelega küsiksin Hennu käest otse, et ma tean, et paljud ütlevad, et sa oled sensitiiv, aga kuidas sa ise ennast nagu iseloomustaksid või kirjeldaksid? Mina olen see inimene, kes tuletab teistele inimestele meelde, kes nad tegelikult on. Väga hästi öeldud. Fantastiline. Ja siis ma tahaks selle koha kohta küsida Kirna mõis, et mis sellest mõisast teeb just selle erilise mõisa? Siin on see koht, on maakoore erinevus, mis laseb maa-magma energial tugevamini esile tulla kui kusagil mujal ja seda saab ära kasutada inimeste energiataseme tõstmiseks. See ala on palju suurem kui see mõisapark siin. See hakkab kagu poolt peale ja läheb siit loodesse edasi. Ja kui linnu lennult vaadata, siis see on nagu suur silm. Silmanurgast silmanurka on üle 3 kilomeetri. Ja see mõisapark on nagu silmamuna seal keskel. Okay. Siin on 46 kohta, mis on märgitud maha. On aktiveeritud suunitlused inimeste erinevatele organitele ja energiakeskustele. Aga tegelikult on neid kohti siin väga palju. See on hästi huvitav, sest kui me siit väravast või juba isegi enne siia, kui me sõitsime juba nagu tundsid, et siin on nagu kergem või kuidagi hästi siuke mõnus olla, et vahel ei ole koduski nii mõnus olla. Aga ma saan aru, et sa ei ole terve elu siin olnud, et sa üks hetk jõudsid siia, et kuidas see lugu sinul jõudis siia, et sa jõudsid siia Kirna mõisa üldse? Jah, ma olen siin 18 aastat olnud. 2. septembril saab täis 18 aastat. Seda minu lugu on igal pool internetis saada nii palju kui kulub, aga ma nii lühidalt. 50 aastat tagasi oli mul guru, õpetaja, kes leidis mind Taskendis, see on Usbekistanis. Ja 5 kuud olime koos, ta tegeles minuga ja siis viis mind Siberisse. Tema tuttav oli seal, kelle kaudu oli võimalik minna maa-alusesse kaevandusse, 600 meetri sügavusse, maha jäetud kaevandusse. Ja ta viis mind sinna ja jättis sinna 4 päevaks. Ja ma see 4 päeva täielikus pimeduses ja täielikus vaikuses, kus 1 minuti möödudes sääram ei saa aru, kas on möödunud minut või on aasta. Ja seal oli mul väga lihtne minna kehast välja teispoolsusesse ja ma see 4 päeva rändasingi ringi oma eelmistes eludes. Ma sain väga palju vajalikku seal teada ja kui see guru tuli 4 päeva pärast mulle järgi ja tõi mind maa peale tagasi ja ütles, et nüüd hakkad seda kõike inimestele edasi andma, inimestega tegelema. Siis minu ütelus oli, et ma olen 23-aastane, ma hakkan elama, ma ei hakka mutikesi üle tee aitama. Ja me läksime guruga lahku, mitte ilma lülli minemata, vaid lihtsalt see oligi, tema sai asjast aru. Mina siis esimese hooga veel päris hästi ei saanud aru, see tuli mulle alateadlikult, aga
ma hakkasin järjest rohkem mõistma ja taipama. Ma elasin 30 aastat sellist elu, mida väga vähesed elavad. Ma rändasin kogu maailma läbi ja mitte turistina, vaid käed taskus. Ja tegelesin väga-väga paljude erinevate asjadega. Ja kutsusin esile tihtipeale olukordi, mis olid ülimalt ohtlikud. Ma sain kannatada väga palju füüsiliselt, aga ikka ja jälle ma valisin niisuguse koha ja niisugused tegevused, mis viisid mind jälle üle igasuguste riskipiiride. Kõik see oli vajalik. Kui ma seal teispoolses ringi rändasin, siis ma nägin palju neid asju, mida ma olin korda saatnud eelmistes eludes ja kõik need asjad ei olnud sugugi toredad ega head. Kõik need olukorrad olid mu alateadvuses ja olemas ja need olukorrad hoidsid mind energeetiliselt tasakaalust väljas. Et need uuesti tasakaalu saada, selleks tuli nad üles äratada ja läbi elada, need olukorrad. Piltlikult öeldes, kui sa oma mõtetega, oma sõnadega ja oma tegudega teed kellelegi liiga, teed halba, siis sa viid energia tasakaalust välja. Ja et see tasakaalu tagasi läheb, saab minna ainult läbi sinu enda, see, kes tasakaalust välja viib, läbi selle saab tagasi minna. Et see tasakaalu tagasi läheks, selleks sa pead läbi elama ja tundma seda sama, mida tundis see, kellele sa liiga tegid. Et aga sa rääkisid, et eelmistest eludes, et sa nägid neid nagu seal samas siis selles kaevanduses. Võib-olla alguses ma küsiksin seda, et üldse, et mis tunne seal oli, kas sul oli mingi hirm ka, kui sa esimesed seal 10 minutit või 15 või tundi aega olid? Või... Kui sa, sul on juba see teadmine, et sa oled siin poole kilomeetri sügavusel maa all ja mingisugust võimalust sul minna pole ja kus on täielik vaikus ja täielik pimedus, siis ma ütlesin, et minutiga sul on, sa enam ei taju ega tunne mitte midagi, kõik on kadunud. Et surmahirm ega mitte midagi? Ei, seal ei saa, minu eelnev areng oli juba sellisel tasandil, et ma ei tundnud hirmu. Guru ütles pärast, kui me olime juba maa peal, ta ütles, et kui ma oleks tänava pealt võtnud esimese vastu juhtuva ja viinud sinna alla, et siis ma oleks seal 4 ööpäeva pärast laiba leidnud. Inimene oleks hulluks läinud ja selle piirini, et oleks olnud surnud. No üsna kindlasti, sest nagu pigem on see, et ei tea, kas see guru tuleb üldse tagasi ka, ja üks hetk on vaja teed välja leida. Aga kuidas see välja nägi, kuidas sa sealt välja tulid, seal on kogu aeg pimedus, et kas siis guru tuli sulle vastu kuidagi või? Guru tuli mulle järgi, seal oli, töötas lift, see vana veneaegne krossidega, ragine ja mürinaga. Ja see töötas ja ta tuli järgi. Kui ta tuli mul järgi, ma esimese hooga ajasin teda minema. Ma ütlesin, et kao ära, et ole segama. Ära on ju. Aga minul oleks ka siit üks küsimus, Henn, sulle nüüd sellest kogemusest, mida sina sellel hetkel elus pidid kogema, et käia kõik läbi minevikuteed, eelnevad elud, mõista seda hingeelu sügavust ja neid õppetunde. Et mis sa arvad, kas inimesed peaks meist enamgi väga paljud käima selle niisuguse teekonna, kuhu sind guru viis läbi, et jõuda nagu päris sügavalt enesesse ja hakata ennast nagu seesmiselt vaatama ja parandama?
aga loomulikult. Kuidas siis muidu? Ega selgus tuleb ju läbi sinu enda. Ja ma arvan, et mida keerulisemat elu keegi elanud on, seda keerulisemalt on ka see uuesti see leidmine. Aga see on tegelikult ju väga hea näitaja. Mul on käivad vastuvõtul inimesed, ma näen, kes on väga tugeva eluenergiaga. Eluenergia on, tugevus on vastavalt sellele, milliseid valikuid me eelmistes eludes teinud oleme. Ja väga tugeva eluenergiaga inimesed tavaliselt siin maises elus olles kutsuvad ikka ja jälle esile erinevaid olukordi, nii-öelda, mis lähevad jälle tsentrist välja. See on loomulik, sest see näitab, et nad otsivad, nad tulidki siia elama, nad otsivad ennast läbi nende kõrvale kallete, mis lähevad siit maisetest piiridest välja. Aga tugev eluenergia tähendab ka seda, et nad tulevad alati ka neist olukordadest välja. Aga jälle selle võrra rikkamana ja selgus on suurem. See on väga sügav tegelikult mõelda, et kuidas kõik elus meie tugevus, millega see seotud on ja kus see kasvab ja mis mul tekkis kohe mõte küsida sinu käest, et mis veel sina kui tead ja nägija ja väga sügava tasandi inimene, isiksus, hing, et mida sina näed, et mis on veel nagu, mida peaks inimesed tegema enda jaoks, et kõik ei sünni ju tugeva energiaga ja tugeva väega, et mõjutab ju suguvõsa, mõjutavad igasugused energeetilised mustrid, et mida saab inimene, kellel nii tugev energia välja ei ole, mida ta enda aitamiseks teha saab? Ta peab kõigepealt mõistma ja aru saama. Kui inimesed tulevad siia, jõuavad tavaliselt, igaüks tuleb ju oma mingisuguse probleemiga. Muidugi on ka sellised, kes tulevad nii-öelda teadlikult ja ütlevadki, et mul ei olegi nagu otseselt nagu mingit probleemi, aga ma tunnen, et ma olen kinni, ma ei oska, ei saa aru, ei mõista edasi minna ja tulevad nagu teadlikult otsima inimest, kes aitab neil iseennast leida. Aga suurem osa tulevad ju kas terviseprobleemidega või suhteprobleemidega või ükskõik muude probleemidega. Ja kui minu ütelus on alati neile, ära tegele oma probleemidega, ära tegele oma haigustega, vaid tegele iseendaga. Probleemid ja haigused on tagajärg. Sina oled põhjus. Otsi ennast, leiad enda, siis saad sa ka pihta neile tagajärgedele ja suudad neid muuta. Et kõik haigused, sellised vähjad ja kõik sellised asjad on pigem tagajärg ja... Kõik on tagajärg loomulikult. Põhjalikumalt lahti seletada. Kui ma ei saa siin poole pealt niimoodi alustada, ma pean alustama otsast. Ja kõigepealt ma hakkan inimestele rääkima, kelleks nad ennast peavad. Ja alustan praegu ka sellest. Just, väga õige. Kui me sünnime siia ilma, siis on see koht, kus meil mõistus on täiesti tühi. Ma küsin inimeste käest, et kas sa sündisid surnult? Ei, ma olen ju elus, siis ma näen jah, aga miks ma nii küsin?
sellepärast, et inimene aru saaks, et mõistusel ei ole tema elusolekuga mitte kõige vähematki pistmist. Sa sünnid siia ja isa ja ema hakkavad sind õpetama, kasvatama. Nii tohib, nii ei tohi, nii saab, nii ei saa, nii võib, nii ei või. Pea meeles, seda öeldakse ka. Pea meeles tähendab seda, et sa salvestad selle, mida sulle öeldi ja toonitati. Need on sinu mõistuse alged. Ja edasi tulevad lastesõimed, lasteaiad, koolid, igal pool on programmid, mida me salvestame. Meile öeldakse, et sa oled loll, sa ei tea maast ega taevast, sa pead õppima, siis saad targaks. Mida rohkem õpid, seda targemaks saad. Ja kõik see, mis sa õpid, on teaduslikult tõestatud, see on ainuõige, see on tõde, selle pead selgeks õppima, selle järgi elama, siis sa elad õieti ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Sina õpid ja salvestad seda ja ühel hetkel sa samastud mõistusega. Hakkad ennast pidama mõistuseks. Ehk lood oma võlts mina, oma ego. Ja sealt lähebki kõik edasi. Ego ehk mõistus, see, mida sa oled siia õppinud, see loob sinust ju kuvandi. Ja sa hakkad ennast pidama millegiks või kellegiks, kes sa tegelikult ei ole. Sa lood oma elu ise. Mitte keegi teine ei saa seda teha. Kes saab sinu eest mõelda, kes saab sinu eest öelda, kes saab sinu eest sinu silmi pilgutada, kes saab sinu eest tõusta ja minna, tulla ja istuda. Ainult sina ise. Kõik see, mida sa enda ümber näed, mida sa tunned, on sinu enda esile kutsutud. Kui sa pead ennast mõistuseks, siis sa lood oma elu selle sama mõistuse kaudu. Kui sa lood elu mõistuse kaudu, sa lood oma elu ise, teed seda teiste ettekirjutuste järgi ja jätad ise ennast oma elu loomise juures mängust välja. Sest mõistus ei ole mitte midagi muud, kui teiste inimeste arvamused sinu poolt salvestatud siia. Mõistuses ei ole sinust endast mitte ühte grammi. Me loome oma elu oma tähelepanu ja tahtega. Meie tähelepanu on meie tegeliku olemuse väljund, meie jumalikkuse väljund. Sinna, kuhu me oma tähelepanu suuname, sinna hakkame me andma energiat. See, mis on meie pideva tähelepanu all, see hakkab kasvama, võimenduma ja realiseeruma. Meil on energia, on lõputu. Seda ei saa ära võtta ega juurde panna. Energiat saab ainult muundada, transformeerida. Ja seda me kogu aeg teemegi. Igas murdosa sekundis me muundame energiaid. Iga meie liigutus, iga meie mõte, iga meie sõna on meie endi poolt esile kutsutud erinevate energeetiliste sageduste tekitamine. Kui need kogu universum on ju üles ehitatud energial. Energia on ju kaks vastastikust poolust, pluss ja miinus, negatiivne ja positiivne. Tänu kahele vastastikusele poolusele tekib liikumine, mis on energia. Kui need mõlemad poolused on võrdse tugevusega, siis on energia tasakaalus, siis on kõik korras, siis lähevad kõik asjad nii nagu peab. Aga kui ükskõik kummas pool on vähem või rohkem, nõrgem või tugevam, siis on energia tasakaalust väljas. Ja siis on probleemid, siis on haigused, siis on kõik need asjad. Me oma mõtetega tekitame erinevaid sagedusi ja kuna me loome oma elu, suurem osa inimestest loob oma elu teadmatult, selle mõistuse järgi, siis me tihtipeale tekitame
selliseid sagedusi, mis viivad energia tasakaalust välja. Ja kõik see annab meie endi kaudu tunda meie probleemid, meie haigused, meie kõik need vastuolud, mis meie elus on meie endi poolt oma teadmatuses esile kutsutud energia sageduste vastu olulisus ja tasakaalust välja viimine. Nii et see näitab, et mõttel on väga tugev jõud. See on see Täpselt. ainuke jõud, mida me kõike teeme. Mul tekkis üks küsimus, Küsi. ma kohe küsin ruttu ära, et kas sul on, Henn, olnud ka kokkupuudet inimestega, kellel üldse egot ei ole? Ei ole. Ei ole, eks? Ei saagi olla. Ei saagi olla, eks? See on võimatu, sellepärast, et isegi hinged, kes on jõudnud nii-öelda nirvaanasse ja on mõned neist käivad siin maa peal lihtsalt abis üleüldist taset tõstmas, tulevad, ka nemad kogevad siin egot tahes või tahtmata mingil määral. Nii et, aga see kõik käib tegelikult asja juurde. Kes me tegelikult oleme? Teate, mis on minevik? Kõik see, mida me oleme läbi elanud. Ja teate ka, mis on tulevik? See, mis tulevikus juhtub, seda ei tea, aga me teame, mida tähendab see tulevik. Mis asi on olevik? See sama hetk, kus me praegu oleme. Hetkes olemine. Kas seda olevikku saab mingil moel lahti seletada või maha märkida? Ega ei saa hästi. Ei saa. See hetk, see mõtteline hetk, kus minevik muutub tulevikuks ja mis ei seisa kuidagi moodi paigal, vaid see on kogu aeg liikuv. See sama olematu hetk, mida ei saa kirjeldada, mida ei saa maha märkida, mida ei saa nagu kuidagi moodi paika panna. See sama olematu hetk olemegi meie. Väga ilus, väga selge seletus, see ütleb kõik. Kõik on selles hetkes. Me kõik oleme selles hetkes kogu aeg, nüüd ja praegu. Ja kogu see universum on selles hetkes nüüd ja praegu. Mitte midagi ei saa toimuda väljapool seda hetke. Ja sellepärast me olemegi kõik üks. Kõik üks, aga selles huvitavas mängus, mille nimi on elu, nimeks on elu, mille me oleme loonud. Selles huvitavas mängus oleme me võtnud igaüks oma kujundi hinge kaudu. Me ei ole millegist lahus, meie hinged on ka kõik koos, aga me omas vabas tahtes igaüks kasutab kõike seda, mis me hetkes loome. Omas vabas tahtes mängime me seda huvitavat mängu. Sellepärast on ka ego vajalik. Kui egot ei oleks, siis me ei saaks seda mängu mängida. Kui lapsed mängivad peitust, siis üks keerab selja, paneb silmad kinni ja ta ei näe, kuhu teised ennast peidavad ja loeb seal mingi arvu ja siis keerab, kõik on kadunud ja nüüd hakkab otsima, on huvitav otsida, kuhu keegi peidab. Kui seda mängu hakatakse mängima nii, et hakkame nüüd peitust mängima, peitkendid ära, ma vaatan, kuhu te endid peidate, siis on mul kergem leida. Siis ei mängiks seda mängu keegi. Ja kui me
siia ilma sünniks ja meil oleks absoluutselt 100% selgus kõik, mis hakkab juhtuma, toimuma. Mina keeras küll otsa ringi ja läks see on nii igav, jah, seda küll. mis ma siin tegema hakkan. Ma juba tean juba, mis homme juhtub, 6 aja pärast. Aga kuidas sinna õige tee, sa ütlesid, et vaata inimesed nagu, üks on see ego, et sa jääd nagu sinna kinni, et kes sa oled või kelleks sa oled saanud või nagu sinna kohta. Aga kuidas seda õiget teed üles leida, et väga paljud on ju nagu ei tea, kes nad on, kuhu nad liikuda tahaksid, nad on nagu oma elus nagu sellises raskes kohas, on ju. Jah, meil on tarvis aru saada, et mõistus, mis ei ole meie, mis on täitsa võõrast teiste poolt tekitatud energeetilised sagedused, me oleme kolinud oma tähelepanuga sellesse mõistusesse ja lähtume sellest. Iga inimene on ju tegelikult tohutu võimas, lõputu energiasammas, vertikaalne tähendab lõputu. Ja iga inimene on ka oma tegelikus olemuses lõpmatuseni tark. Kui me oleme oma tähelepanuga kolinud siia mõistusesse elama, siis me anname selle tähelepanu kaudu ära oma energia neile, kes meile seda infot jagavad. Mitte tarkust. Mõistus ei ole tarkus. See on lihtsalt tohutu informatsiooni kogum, mida me oleme saanud nii-öelda seinast seina informatsioon kõige negatiivsemast, kõige positiivsemani välja. Ja kui me oleme selle mõistusega samastunud, peame ennast selleks informatsiooniks ja anname informatsioonile õiguse otsustada, mida teha, siis lähevad need asjad ju sassi. Kui sa annad kirvele õiguse otsustada, mida teha ja imestad siis, kui ta lööb sulle jalga või teisele pähe. Võt, nii on selle mõistusega ka. Mõistusega elades see ego on võtnud arusaama, ego ei tea, et ta on kõigega üks. Tema on võtnud arusaama, et tema on ja tema on see kõik võimas ja ta lükkab teise kõrvale, kui ta näeb, et midagi on saadaval. Ta ei saa aru, et kõik on olemas kogu aeg ja kõigile mitte millegist ei ole mitte kunagi puudus, vaid tema on selles oma kitsas mullikeses ja lükkab eemale teised ja on oma isekuses tegutseb. Ta takistab, mitte ei aita kaasa enese leidmisele. Ma tahaks küsida ühe väga huvitava küsimuse selle koha pealt ka, et vaata, nagu sa ütlesid, et okei, see, mis sina ütlesid, aga meil on väga palju selliseid inimesi, kes teevad nagu teistele kuidagi mingit moodi liiga, kas mingid vägistamised või julmad tapmised ja asjad. Kui me oleme kõik üks, siis miks sellised asjad juhtuvad või miks sellist nii palju selliseid olukordi on? Selles ongi, kui sa oled oma egos, pead ennast mõistuseks, siis sa ju võtad kõik selle, mis maailmas toimub, on see informatsioon, mis sa saad. Ja kui sa oled ego ja mõtled, et sa mul on vaja, ma tahan kõike saada, ma pean olema nüüd kiirem ja käbedam, et ma kellegi eest midagi ära saan ja kui ei saa, ma kasutan jõudu või kõik, mis asja näed, nemad ju seal teevad kõik, miks siis mina ei või. Okay. Huvitav, aga mõnedel inimestel nagu ei ole seda vaata selliselt, et nagu mõni inimene ei lähe kuidagi võtma midagi sellist, mis nagu... Jah, aga me oleme ju elanud kõik palju elusid. Ja me oleme igas elus teinud omas vabast tahtes ise valikud. Ja kes on jõudnud oma valikutega siia, aga kes on jõudnud oma valikutega, on alles siin. See kõik on. Kui me elame selles mõistuse poolt ettekirjutustes ja neis piirides ja oleme enam-vähem, inimesed on nagu enam-vähem kõik nii ühtemoodi ja
see kõikumised on väga väiksed, see diapasoon on väike. Aga kui meie mõistus ära võtta ja vaadata meie igaühe vaimse taseme seda kõrgust või madalust, siis oleme me tegelikult väga-väga-väga erinevad kõik. Okay. Ja vastavalt nii me ka toimetame. Noh, võta või Mozart või Beethoven, kes faktiliselt sündides olid võimelised kirjutama maailma kuulsaid teoseid, aga nad pidid nii kaua ootama, kuni käed ja jalad arenesid nii palju, et nad suutsid märkida 6-aastaselt juba tuli. Jah, see on väga huvitav, kuidas see on juba sees sul see informatsioon. Aga kui vaadata nende eelmisi elusi, siis Beethoven oli 7 eelnevat elu, oli kõik absoluutselt ühes suunas, ühe ainukene tegevus oli tema see muusikaline tegevus. Ta kogu aeg läks ja siis jõudis nii-öelda täieliku tippu, kus oli kõik selge, tal ei olnud enam siin tegelikult midagi õppida, ta tuli ainult andma. Mm-hmm. Aga kuidas sa seda näed, et ilmselt sa oled nagu nõus, et igal inimesel on sisetunne olemas? Ma vähemalt eeldan, ma ei tea muidugi. No. Aga kas kõigil inimestel on olemas ka sellised sensitiivsed võimed või pigem need on varjus peidus või ei ole, ongi välja valitud? Kõigil on loomulikult, kõik on ju need samad, sellest sama hetke olemusest tulnud, nii et ei ole ühtegi lolli inimest ei ole tegelikult olemas, ma ütlen, kõik on lõpmatuseni targad, aga me oleme neis piirides kinni. Vaata, asi on selles, kui see isa ja ema hakkasid meil seal õpetama, nii tohib ja nii ei tohi. Ja pärast igal pool tulid kõik need õpetused kuni praeguseni välja, mis tulevad Toompealt. Mis asjad need kõik on? Need on käsud ja keelud. Mm-hmm. Kõik on käsud ja keelud. Ja me oleme salvestanud need ja oleme pannud, mida teevad käsud ja keelud. Panevad piirid igale asjale. Ja me oleme kõik need võtnud ju salvestanud siia ja pannud need piirid nende samade käskude ja keeldude piiridega. Me olemegi ennast ära eraldanud iseendast. Oleme kolinud siia täiesti võõrasse keskkonda elama pähe. Ära blokeerinud oleme kõik. Ja pannud nende käskude ja keeldude piiridega teinud omale selle müüri ümber ehitanud. Ja ego järgi elades me läheme ju endast pildikult öeldes eemale. Me ju lähtume sellest, mida teised meile ette ütlevad. Teaduslikult tõestatud. Seda saab, väga lihtne on ju seda lahti seletada. Universum on ju pidev liikumine, universumi pidev paisumine toimub kogu aeg, tänu sellele see energia on ju. Kui see paisumine seisma jääks, siis kukuks kõik see kupatus kokku. Kes seda hoiab paisumas? Sina. Mina. Sina. Mina. Kõik meie. Sest iga meie mõte, mida me tekitame, on vibratsioon, mida meie tekitame. See sama vibratsioon ongi see, mis annab sellele liikumisele, sellele paisumisele jõudu. Ja kui me oleme mõistuses, siis me ju loome ikka, me anname ikka, olgugi, et see, mida me tekitame, see vibratsioon võib olla kellegile kahjulik või kedagi eemale tõukav või lükkav, aga see on vajalik, lõppkokkuvõttes vajalik ikka selleks, et energia toimiks. Ma hea meelega küsiks Henn sinu käest seda ka, et mis vahe on intuitsioonil ja hirmul? Intuitsioon on sinu tegeliku olemuse väljund. Hirm on mõistuse ehk teadmatuse poolt tekitatud. Teadmatus tekitab hirmu.
ja. sa ei tea, mis seal öösel pimedas nurga taga olla võib, siis sa tunned ju ennem hirmu, kui sa lähed vaatama, et ei tea, mis sealt võib juhtuda. Kui sul on intuitsioon, siis sa tead, kas seal on nurga taga kedagi või ei ole. Just. Ja tänu sellele, et me oleme kogu aeg oma mõtetes ja loome justkui seda elu oma mõtetega, siis me ei kuula seda sisetunnet nii palju või nagu eirame seda. Just nimelt, kui me mõistusega elame, siis me oleme horisontaalses energiaringis. Horisontaalses. Energiaring on väga võimas, sest me anname sinna kogu aeg energiat juurde. Aga siin selles ringis võid sa teha muutusi, kui palju tahes. Kõik need jooksevad alati ju tupikusse, siit ei ole väljapääsu. Meil on vaja, kui enesega teadlik tegelemine tähendab seda, et sa tuled sellest horisontaaalenergiaringist välja, sest sa oled ju vertikaalne energiasammas. Võt seda tuleb hakata teadvustama, sellega tegelema. Kui ma mõistuse kaudu lähen endast eemale, siis meil on vaja teha kannapööre, et tulla endasse tagasi. Meie otseühenduse kanal, see sama intuitiivne kanal, kohta öeldakse ka, et kõhutunne, on ju kokku vajunud. Seda, kui me oleme mõistusesse kolinud ja kasutame siin hoopis seda energiat, mida annavad need, kes meile seda infot jagavad. See on kokku vajunud, ta ei ole muidugi päris koos, kui ta päris koos on, siis oleks kõik tütu. Aga meil on vaja hakata, me mõistusega kasutame ju vahendajaid. Teate ise, mis vahendajad teevad siin ka tavaelus. Vahendaja võtab ju suurem osa ja teistele jäävad. Nii nagu ta käib. Ja, see on nii ka. Aga kui me teeme kannapööret teadlikult, hakkame enesega tegelema, siis me hakkame avama seda otseühenduse kanalit uuesti ja tõstma oma vaimset taset ja tulema välja samastumisest mõistusega. See kõik on üks protsess, kui sa teadlikult enesega tegeled. Nii et sellega see ongi see, mida on vaja inimestele mitte õpetada, vaid meelde tuletada. Sest kõik on meis olemas. Kui piltlikult võtta, siis meil on see uks või luuk, mis meil siin sees on praokil. Ja mina olen see, kes oma tegevusega, oma jutuga koputab, et sa märkaksid seda rohkem avada, sest sealt tuleb kõik. Ma ei õpeta inimest elama. Sellest on vähe kasu. Ta võtab, kui ma õpetan teda, ma ütlen, et sa pead seda nii tegema, siis ta võtab seda kõik üle ja ta hakkab, ei muutu tegelikult mitte midagi. Ta hakkab tegema seda, mida mina talle ette kirjutanud. Ta hakkab kasutama minu energiaid. Ja temas endas ei toimu mitte midagi. Tulemust ei tule. Aga kas sa usud, Henn, et üks hetk on võimalik nii, et kõik inimesed nagu ei ole nagu nii, ei loo mõtetega ainult, vaid nagu justkui sisetunde baasil seda elu ja kõike nende ümbritsejad, et neil ei ole selliseid probleeme või pigem see on siuke helesinine unistus. Aga siis saab ju mäng läbi ja see ei ole ju huvitav. Siis saab läbi ja sigavaks. Aga ja seda ei pea olema. Kui me jõuame endis äratundmisele juba mingi maanigi, siis me hakkame aru saama ja mõistma seda, et tegelikult ei ole ju mitte midagi hullu. Me oleme ju igavesed olendid. Me oleme kogu aeg olemas olnud, jääme igavesti olema. Me ei sure ega meiega tegelikult ei saa ju mitte midagi toimuda ega juhtuda. Aga mis saab peale surma inimese hingega või kuidas sa edasi näed? Sa lähed seal peale surma on täpselt niisamuti väga erinevad tasandid, erinevad seltskonnad, nagu siin maises eluski. See, mida sa siin maises elus usud,
ja milles sa veendunud oled, vot sellesse seltskonda lähed sa ka seal. Kui sa oled näiteks kristlane, siis sa lähed kristlaste seltskonda. Kui sa oled Allahi kummardaja, siis sa lähed sinna seltskonda. Ja nii edasi. Aga väga suur osa inimkonnast läheb oma sõltuvate seltskonda. Kui sa oled joodik, siis peale surma saad sa kohe, on sul vastas seal seltskond napsuvendi. Kui sa oled suitsusõltlane, siis abivad need sind oma seltskonda. Kui sa oled narkootikumide seltslane, siis lähed sinna. Need on sellised madalad astraaltasandid, kus sa viibid faktiliselt nagu zombina. Sa ei tea, sa ei saa suurt millegist aru ainult sellest, et sul on vaja, sa selles keskkonnas saad sa nautida seda, mida sa nautisid siin maises elus, küll natukene teisel kujul. Näiteks suitsumees, kui ära sureb, ta ei saa vaimuna seal suitsu ette panna, aga ta saab pookida ennast siin elava suitsetaja külge ja kaifida sellega. Aga see võtab energiat siis sellelt inimeselt? Loomulikult. Miks ei saa suitsumehed, kes ka tõemeeli tahavad maha jätta ja no mitte kuidagi ei saa tänu neile puukidele. Neid võib olla päris mitmeid korraga külles ja need hoiavad sul selle tasandi, sellisel energeetilisel tasandil, et sa on väga raske maha jätta. Ja sama on siis alkoholisõltuvuses olevate inimeste ja narkootikumidega? Ja kõik sõltuvused, meil on ka palju niisuguseid sõltuvusi, mida me imestame ja vaatame ja näidatakse telekas ja mõtleme, et oi, kes kogub nukke ja kes kogub marke ja kes kogub tikutapsi silte. Õllekorke. Ja õllekorke ja tühja taarat ja tasse. Vot, need on samasugused sõltlased, kes on selle ühe puuduva asja, mida ta teab, mis on maailmas olemas, aga temal ei ole, on veel see puudus, on võimeline ära andma oma majad, autod ja naisega veel maha müüma või mehe, et selle kätte saada. No, sellisel tasandil sõltased. Need on kõik tegelikult zombid. Aga kuidas neid puuke nagu eemaldada sellelt inimeselt või on see üldse võimalik? On ikka, eemaldada niimoodi ei saa, kui sa enesega hakkad tegelema ja oma vaimse vibratsiooni taset tõstma, siis sa tuled sellelt tasandilt välja ja puuk ei saa sind ära sulle pihta. Kõik on meis endis. Nii on iga asjaga. Kannapööre tähendab seda, et sa hakkad teadlikult enesega tegelema. See tähendab, vaata, miks meil on nii raske seda teha jälle, seal on ka oma põhjus. Meil on teadvus ja meil on alateadvus. Alateadvus meie truu teener. Ta viib ellu kõik selle, millesse me jäägitult usume, milles me oleme veendunud. Ja meie alateadvus on ju täis selle mõistusega elades neid sisse juurdunud tõekspidamisi, sest väga paljusid asju me teeme iseenesest, sest mõistetavalt kõik teavad nii, kogu aeg on nii tehtud. Ja nii me paneme tegelikult viib alateadvus ellu, me ise ei tee midagi. Kui inimene ütleb, et ei, et mina teen kõike ise, ma olen oma mõistuse peremees, siis ma ütlen selle peale, et palun väga, kui sa oled oma mõistuse peremees, siis lülita oma mõistus praegu 10 sekundiks välja. Nii et mitte üks mõte ei liigu, täielik null. Ei suuda?
Järelikult sa ei ole oma mõistuse peremees, vaid mõistus on sinu peremees. Sa ei saa oma mõistust sellepärast välja lülitada, et sa oled ju seda aastakümneid pidanud iseendaks. Ja sul tekibki niisugune tunne, et kui ma nüüd mõistuse välja lülitan, siis ma olen teadvusetu ja siis ma olen ju, siis ma suren ju. Mhm. Sellepärast ma küsingi, et kas sa sündisid surnult. See on väga hea küsimus. See on väga, väga huvitav, kuidas sa selle nagu kokku võtsid jälle. Aga kuidas seda nagu, seda alateadvust siis nagu hakata nagu teistsuguseks muutma? Jah. Alateadvuses on ju, see on energeetiliselt on ju need olukorrad sees, millele me oleme ju, anname energiat kogu aeg. Kui sa teadlikult, kõigepealt on vaja ju mõista ja aru saada teoreetiliselt. Sellepärast, kui ma räägin inimesele lahti, kelleks ta ennast peab, kes ta tegelikult on, kui talle see jõuab kohale, kui ta selles mingil moel aru saab ja kui ta hakkab seda vähemalt esimese hooga püüab uskuda. Ja tavaliselt need, kes tulevad ja selle teadmisega, et nad tahavad muutuda, siis nad ei ole skeptilised, nad tulevadki, püüavad niivõrd kuivõrd sellega kaasa tulla ja aru saada. Siis see teoreetiline osa tuleb kõigepealt, sul peab see tagamaa olema selge ju, mille nimel sa midagi tegema hakkad ja kuhu jõuda. Ja kui see on selge, siis tuleb mõista ja aru saada ühte asja, et sul võib see teoreetiline olla väga selge sellesse täielikult uskuda, aga see ei toimi. See tuleb viia praktikasse. See on nagu, kui sul on majaprojekt, ideaalne majaprojekt ees, siis sa ei saa ju selles majas elada. Kahjuks küll, jah. Sa pead selle maja valmis ehitama, siis saad sisse kolida. Ellu viima. Ja nii on sellega ka, kui sul, aga mida tähendab, jälle inimestel on raske mõista, mida tähendab selle teadmise praktikasse viimine. Ma ütlen lihtsalt nii, et kui see, mida sa tead, kui sa seda hakkad tundma, see ongi praktika. Millega sa saad tunda? Kehaga. Meie keha on vahendaja meie tegeliku olemuse ja meie arusaama vahel. Kui sul tekib mõte ja sa hakkad selle mõtte alusel midagi tegema. Mõistuse kaudu tuli mõte, sa nägid midagi, et oi, ma hakkan sellega tegelema, see on mul kasulik. Sa hakkad sellega tegelema, sinu tegelik olemus näeb seda ja annab sulle märku, kas see mõte on õige või see ei sobi. Ühesõnaga, kas sa selle mõttega jääd tasakaalu, säilitad tasakaalu või viid asja tasakaalust välja. Ta annab sulle märku sinu sisemise emotsiooni kaudu. Kuna sa oled oma tähelepanuga siin mõistuses, siis alguses on need märguanded väga nõrgad, sa ei märkagi neid. Sa näed ainult mõistuse kaudu oma kasu, tegeled sellega ja edasi. Märguanded lähevad tugevamaks. Ühel hetkel sa tunned seda märguannet valuna. Või ükskõik, lõid varba vastu kivi ära, see on ka märguanne. Valu, viid korraks tähelepanu sinna ja siis viid selle tähelepanu mõistusele tagasi, et mida ma nüüd sinna peale pean määrima, kus see tiklakk on. Nii et me ei oska neid märguandeid tõlgendada. Miks? Sellepärast, et me elame siin mõistuses ja me ei ole oma keha teadvustanudki. Me teame, et meil on keha sellepärast, et me näeme see keha. Et see füüsiline osa on meil olemas, eks? Aga teadvustamine tähendab seda, et kui sa paned silmad kinni ja tood tähelepanu endale, sa tunnetad oma keha
erinevate organite ja kohtade erinevaid energiaid, sa oskad seda aru saada ja tõlgendada või mõista, mida need energiat tähendavad, mis kuskil mingis organis on. See on teadvustamine. Ja sellepärast meil ongi vaja hakata tegelema endaga, et oma keha teadvustada, et minna sügavuti. Me ju kasutame igapäevaelus väliseid energiaid, see mõistuslikult, kui meil on vaja, oleme sportlane, tahame kiiresti joosta ja teistest ette saada, siis me peame tegema trenni ehk piltlikult pumpama oma lihased energiat täis ja siis saame mingi hetke seda kasutada, ega laseme ennast lõdvaks, siis oleme jälle loentud. Aga meil on ka sisemine energia. Sisemine energia, mis on otseühendus meie tegelikul olemusele. See, et sul süda lööb ilma, et sa selle tähelepanu seda peaksid hoidma seal peal või hingad ka siis, kui sa magad. See on see sisemine energia, mis on see lõputu ja tohutu võimas sinu olemuse, tegeliku olemuse poolt suunatud. Meil on vaja sellele pihta saada, selleks on meil vaja taastada otseühendus, hakata seda kanalit avama ja alateadvus viib vanamoodi veab edasi, meie tegeleme teadlikult endaga, saame aru, mõistame, et meil on vaja see uus suund, uus arusaam on vaja viia alateadvusse. Selle vana energia kõrvale panna uus, mis on tihtipeale risti vastupidine sellele vanale. Viia uus ja hakata seda kasvatama nii kaua, kuni see vahekord muutub uue kasuks. Nüüd hakkab asi toimima. Kui sa teadlikult lood seda uut olukorda selle vana kõrvale, siis vanale sa ju tegelikult enam otseselt nii palju energiat ei anna või sa püüad sinna mitte anda, aga alguses ikka annad tahes tahtmata. Aga nii, et ta jääb selle võrra nagu nõrgemaks ja sa kasvatad uut, kuhu sa annad rohkem energiat ja see hakkab toimima. Kõige olulisem on järjepidevus selle tegevuse juures. Nii lihtsalt eksprompt ja sinna ei tule sealt midagi välja. Meil on vajalik meditatsioon, enesega tegelemine. Meditatsioon ükskõik mis vormis, kuidas kellelegi sobib, ühel sobib ühtemoodi, teisel teistmoodi, kolmandat moodi. Kõik on, olgu need joogad või asjad on kõik enesega teadlik, enesega tegelemine, kus sa hakkad oma vibratsioonitaset tõstma, oma otseühendust avama. Tarvis on loomulikult teoreetiliselt mõista ja aru saada, miks ma seda teen. Aga paljud inimesed käivad seal, joogad teevad nagu sportlased käivad trennis, mõistmata õieti seda tagamaad, miks nad seda teevad. Nad on suunanud oma tähelepanu õpetajale, kes seal ees teeb, räägib seal ka mõne sõnaga ja teeb neid harjutusi, ahvivad neid järgi ja tegelik tulemus on, ega midagi halba ei tee, see on kasulik. Liigutad keha, nagu trenn, aga selle vaimsel tasandil edasiminek on seal, ei ole selline, nagu ta võiks olla. Sellepärast on vaja see tagamaa peab olema selge, et see teadlikkus, mis see tegelikult on ja tähendab, see on see oluline. Ja meditatsiooniga me paneme nii-öelda aluse, vundamendi ehitame, edasi minna. Aga mediteerid seal pool tundi või tund aega, aga ülejäänud 23 tundi paned vanas vaimus edasi, siis on sellest meditatsioonist ka vähe tolku. Või läheb väga pikka aega enam kui on vaja ka aru saada ja mõista. Kui me teame, et meie tähelepanu on see kõige olulisem ja meie tahe, millega me energiat anname ja muundame selle, tekitame selliseid sagedusi, mida me vaja, loome oma. On meil mingisugune asi vaja,
me hakkame ju selle mõttega tegelema, hakkame oma tähelepanu kandma sinna energiat ja oma tahtega muundama seda energiat, tekitama selliseid sagedusi, mida see asi, mida me tahame, sisaldab. Tahad autot saada, sa tegeled selle mõttega. Mul on raha vaja, auto maksab palju, ei ole nii palju raha, mida ma hakkan tegema. Sinu tähelepanu on pidevalt sellel mõttel. Võtan pangalaenu, aga vist ei anta mulle, on seal mingi probleem. Röövin panka, järsku jään vahele. No, kõik need mõtted käivad ju läbi järjest. Ja lõpuks leiad mingisuguse siis varianti, mis tundub sulle oma arust, et see on kõige parem. Ja sa hakkad kogu aeg annad energiat ja tegeled selle mõttega ja tekitadki pidevalt neid sagedusi. Neid sagedusi, auto on ka energia. Just neid sagedusi sa tekitadki, sa tead ka kindlasti, mis autost sa ilmselt tahad ja võt, sa paned need, loodki seda, sa lood kõik need sagedusid, mis värvid on ja kõik. See on huvitav, sest mul on täiesti kogemus olemas selline, kui ma sain 18 autojuhiload, siis mul oli kindel auto, mis ma tahtsin ja väga-väga tahtsin ja läks natuke aega mõõda ja ma saingi täpselt selle auto, mis ma tahtsin. Sina ju paned, mitte keegi, mõtle seda asja lihtsalt. Kui sa näiteks autot ei taha, siis sulle autot ei tule. Ei ole, tegelikult nii ongi jah. Ja suhtega ma arvan samamoodi, sa hoiad eemal ju selles mõttes. Iga asjaga, absoluutselt kõikide asjadega. Kui sa oled seal mingil moel, kas eelmistest eludest on alateaduses seal mingisugused takistused ees või siin oled saanud vastu näppe või vastu pükse ja kardad naisi hirmsasti ja nendega suhelda või kohtuda ja oledki vana poisi valmis. Jälle jama. Aga mis me võiks nüüd veel huvitavat küsida? Mind islikult huvitab see, et kui võtta nüüd paarkümmend aastat tagasi, ütleme sina siin 18 aastat oled olnud, eks, et mis sa ütled, kui palju Eesti rahvas on paranenud, kui palju nende teekond siia näitab, et meie meeled ja meie hinged otsivad teed väljapääsule, enese kasvamisele, tervenemisele? No see tahtmata on see muutused toimuvad ju kogu aeg ja noh, ei saa lihtsalt paigal seista ei saa ja tagasi ka minna ei saa. Saabki ainult edasi minna, saabki areng olla ja seda mõõtma ei ole mõtet hakata, aga võib tuua seal niisugused näited, et see on üleüldine, mitte ainult Eesti rahvas, ma mõtlen kogu maailma tasandit, üleüldine see vaimse vibratsiooni tase on ju tegelikult pidevas tõusus ja see on tõusnud sellisele tasemele, et 2002. aastal ületas selle surnud punkti, kus kõikide inimeste käbinäärmed aktiveerusid. Mis ei tähenda muidugi, et kui sa ise ei hakka tegelema sellega, siis võib see käbinäär olla nii aktiveeritud, kui vähetigi on, aga mitte midagi ei toimu. Aga see oli antud võimalus, ennem seda olid paljud selle taga ikkagi kinni, et see üldine tase hoidis väga paljusid. See sõltus muidugi igast ühest, kelle see vaimne areng läbi elude oli jõudnud, aga piltlikult võib öelda, et need käbinäärmed aktiveerusid ka neil potentsiaalsetel zombidel. Okay. Nii et tegelikult me elame väga huvitaval ajastul, kus energeetika on väga suures muutuses, inimkond on tegelikult ju tervenemise teel, mis on igati teretulnud ja väga hoitud ja tänuväärt, et nii on. Loomulikult. Me saame kõike võtta ainult iseenda kaudu, sest me oleme kõigega üks. Just. Ja kui me välise ümbritseva kaudu vaatame ja
kui me ei ole rahul, kritiseerime, anname hinnanguid, siis me teeme ju seda iseendale. Kõik on ju peegelpilt sinust, sinu ümber on. Kõik, absoluutselt kõik. Kui saad kellegi inimesega kokku, hakkad midagi tegema seal koos või ja märkad, et see inimene on igavene ihnuskoi. Kui on niuke ihnuskoi, et sa ei tahagi temaga midagi teha ja ei teegi. Aga ikka ja jälle satub ta su teele mingil moel. Mida see tegelikult tähendab? See tähendab seda, et ihnuskoi oled sina. Jah, võib-olla, et just mitte samast kontekstist, võib-olla midagi muud, mingi muu olukord, aga peegeldab sulle. Selle inimesega said sa selle pärast kokku, et ta tuli sulle näitama sinu probleemi, mis on sinu alateadvuses. Sa olid näiteks, jutt ei käi muidugi sinust. Jah, ei, chill. Sa olid näiteks üle-eelmises elus, olid igavene ihnuskoi, selline, mis teised hakkasid sust eemal hoidma ja keegi tahtnud sa, et oma seisukorda parandada, sa hakkasid teesklema, et sa ei ole ihnuskoi. Tegid väliselt, nagu oleks suur laadna vend igat pidi, aga sa surusid selle piltlikult öeldes selle endas maha oma alateadvusse ja näiliselt olid seiks. Järgmises elus, see tähendab eelmises elus, sa olid saanud sellest näilisest jagajast nii palju kogemust ja seda tunnetustaju ja tõstsid seda energiatasandit, et sa järgmises elus olidki niuke, andsid kõigile ja kõik. Aga see ihnuskoi ei olnud kuhugi kadunud, see oli seal alateadvuses ikka olemas. Ja tegelikult ta oli takistus, mida sa ei osanud muidugi aru saada ega tunda, aga need olukorrad, mis su elus toimusid, see tekitas seal. Ja nüüd, tulles juba 3. ellu, tuli keegi sulle näitama sinu probleemi. Sest sul oli vaja selles 3. elus edasi minna, aga see oli sulle takistuseks, millest sa muidugi ise aru ei taht. Tuli näitama, kui sina teda eemale hakkasid tõukama, tõrjuma, siis tegelikult andsid sa sellele oma ihnuse energiale hoopis veel energiat juurde, võimendasid teda. Kui sa oleksid mõistnud ja aru saanud, oleks see teadmine olnud sinu tase nii palju kõrgem, et ahaa, see on minu probleem, mida peegel mulle näitab. See on peegel. Ja hakanud iseendaga tegelema ja saanud asjale pihta ja lasknud selle probleemi välja, lahendanud ära, siis saades edaspidi selle sama inimesega kokku ja temaga suhtlema hakates, sa näed, et temas ei ole mitte kübetki ihnust. Sellest on mõistusega on väga raske aru saada, kuidas niuke asi saab olla. Ta ju ometigi, tema ei teeselnud ihnuskoid. Ta oligi ihnuskoi ja kui sina lahendasid oma probleemi, lasid selle vabaks ja tema muutus. See näitabki, selle kaudu saab aru saada, et kõik ümbritsev on peegelpilt sinust. Kui sina muutud, siis ju peegelpilt muutub ka selliseks, milliseks sina muutusid. Jaa. Mõistusega on seda võimatu mõista. Aga kas need pimenurgad, mis meil on, täpselt need samad, mida just kui teised inimesed meile peegeldavad, millised moodusid veel on, et neid pimenurki näha? Kas mediteerides tuleb? Ainult iseendaga tegeleda. Ainult iseendaga tegeleda. Ma ütlen, peeglit ei saa muuta. Sealt vaatab ikka sama nägu vastu.
seda on ikka ütelnud, et kui sa tahad sealt peeglist näha naerust nägu, siis ära mosita sinna peeglisse. Väga lihtne. Naerata ise, siis näed seal naerust nägu vastu. Aga ma tahaks ühte teemat veel puudutada, raha teemalt nimelt. Et väga paljud inimesed nagu on rahalistes raskustes, neil ei ole raha või kuidagi seda raha teenida on hästi keeruline. Et ma usun, et sa oled nagu nõus, et raha on ka justkui energia ja meil on ka mingid uskumused rahast tulnud kas siis eelmistest eludest või sellest elust vanematelt kaasa ja sellest infost. Ongi. Neis uskumustes see asi ongi. Ja need on tihtipeale nii, et raha tuleb raske tööga, üks asi ja teine asi on see, et seda oleks nagu kogu aeg puudus ja seda puudust võimendavad kõik, võta või praegu seesama Eesti Vabariik oma selle raha jamaga, näed, meil on eelarve ei klapi ja nüüd on vaja tõstame makse, teeme seda, noh, kas midagi idiootlikuma saab veel teha, noh, sellega saab ainult hullemaks teha. Ja. Aga kuidas, ma ühe viimase küsimus veel küsin, see on päriselt viimane, et kuidas sina näed, kas on olemas ka sellised asju nagu needused ja kas neid pannakse nagu inimestele peale, et näiteks raha ei ole või põlvest põlve ei saada lapsi või midagi sellist? Ikka, ja sa ju needus saab, keegi ei saa kellegi midagi peale panna, kui sina seda vastu ei võtta. Just, õige. Nii et kui sinu tasand on selline, et sa oled seal eelarvamusi täis ja kardadki seda, siis saab teine sulle ligi ja pihta ja saabki sulle tekitada sellise olukorra. Sina võtad selle omaks ja hakkad, ega tema kasutab seda, et ta saab sulle ligi sellel madalal tasandil ja sina hakkad seda ju võimendama ja käivitama. Kõik on läbi sinu. Okei. Super, Henn, ma olen sulle südamest tänulik, et sa võtsid selle aja ja andsid oma eluaega meile siia, et need tunnid, me oleme isegi tunnid oleme kindlasti olnud siin. Me võime öelda mõlemad. Me võime öelda kolmekesi, kes seal tagapool ka on, et me oleme sulle südamest tänulikud. Mina olen teile tänulik, et te tulite külla. Jah, tõesti hästi, no ma räägin, siin kohapeal on ka hästi kerge olla ja hästi mõnus. Et ma soovitan kõikidel, kes vaatavad ka seda podcasti, te ei pea isegi mingite eelarvamustega tulema, tulge lihtsalt läbi, kas või nagu jalutama siia ja te saate kuulata võib-olla Hennu, Henn käib siin, teeb ekskursiooni ja räägib ka inimestele. No kes tahab mulle vastuvõtule tulla, see peaks registreerima. Okei, et kui Hennu juurde keegi tahab tulla, siis saab registreerida. Ja kus täpsemalt, kas siin koduleht ka teil, eks, või kontakt, kus kaudu sinuga ühendust saab? Mul ei ole niimoodi kodulehte. Okay. Minu põhimõte on selles, ega ma ei reklaami ennast kuidagi moodi, kõik, kes peavad jõudma, need jõuavad. Okei. Ja nii ta tavaliselt ongi ja nii jõuavad õiged inimesed ka. Jah. Et ei pea mina muret tundma, et kedagi ei tule ja ei pea need, kes ei jõua ka muret tundma, nad ei peagi siis jõudma veel. Jah. Just. Aga selge, suur aitäh, Henn, ja tõmbame siis otsast kokku. Aitäh teile, kallid. Olgu.